Sügise ja talve saabudes on õues järjest vähem päevavalgust ja kooli tõttu on ka rohkem pingeid. Anna-Leena, kas see tõesti vastab tõele, et sügisel ja talvel siis on nii-öelda vaimne tervis rohkem mõjutatud või miks see nii on üldse? See on, jah, sul on täiesti õigus. See nii on, et sügiskuude tuledes suurem ka niisuguse vaimse tervise probleemide hulk. Ja seal võib olla päris mitu tegurit. Esiteks, et niisugune rütmimuutus, et niisugused mõnusad suverütmid, lähme tagasi niisuguse töisel lainele. Ja teiseks ka stressorid, et võib-olla koolis on rohkem stressi, kodutöid, et kõik need annavad oma panuse ja on niisuguseid vaimse tervise probleeme natuke rohkem kui võib-olla suvekuudel. Nüüd need noored, kes tunnevad, et neil on tõesti vaimselt raske, aga nad tahaksid nendest muredest rääkida kellegi erapooletuga, siis millised võimalused selleks on? Ja, et meil Peaasja keskuses on selline noorte nõustamine, nagu Peahea noorte nõustamine, kuhu saab täiesti tasuta tulla, ise registreerida ja sind ootab juba niisugune erapooletu inimene, kelleks saad rääkida nendest muredest. Ja siinkohal ka, et ükski nõustaja ei anna hinnangut, et kui suur või väike see mure on. Just seda ma tahtsingi järgmisel küsida, et kas on olemas nagu selles mõttes mingi mõõdupuu, et millise murega sa võid üldse psühholoogi juurde pöörduda? Ei, et niisugust mõõdupuud tõesti ei ole, et lähtub pigem sellest, et kui sa ise tunned, et see mina ise tunne kaob kuidagi ära, et ei ole päris selline olla, nagu varem oli, et tule, räägime ja et kindlasti, et see jääks selle taha, et kas mu mure on liiga suur või et ei ole, et ära selle pärast muretse. Nüüd ütleme, et kui mul on halb olla ja vaimselt on väga raske ja rusuv ja ma tahaks abi saada, siis kust ma peaks alustama, et seda abi saada või leida? No, neid alguspunkte võib olla päris mitmeid, et mina kindlasti julgustaks, et see ei pea olema alati nõustaja, kellega esimesena rääkida, aga võib-olla on su elus niisugune inimene, keda sa usaldad. On see vanem, on see mõni hea sõber, mõni vanem sugulane, et rääkida talle ära, et mis sinu elus toimub. Et kui selle murega üksi jääd, et siis on võib-olla seda väljapääsu väga raske näha. Nii et võib-olla alustada sealt ja edasi seesama nõustamine, millest ma eelnevalt rääkisin. No tihtipeale see psühholoogi juurde registreerimine ja üldse selle abi otsimine tundub nii suure lisapingutusena, et üldse ei hakatagi seda teekonda ette võtma. Kas sa saaksid näidata tegelikult need sammud ette, et mis need on, kuhu ma pean minema, kuhu ma pean klikkima, mis leheküljele ma pean minema, need sammud lihtsalt ette näidata meile? Ikka, saame koos läbi teha. Väga hea. Ehk et ma tulen siia leheküljele nõustamine.peaasi.ee. Kuhu ma nüüd klikkima pean siis? Just, siin on meil päris mitmeid võimalusi, aga siit tuleks klikkida see Peahea noorte nõustamine, vot siia registreeri nupule. Ja siin täidan siis kõik need väljad ära. Täpselt nii, et siin on päris mitu niisugust erinevat välja, aga siin midagi keerulist ei ole, et eesnimi, perekonnanimi ja siit samuti saab valida siis vanuse, et me pakume nõustamist vanuses 12–26. Kui ma nüüd siis selle olen kõik siin ära täitnud, siis ma pean alla minema, eks ole, ja vajutama registreeru. Kas sealt tulevad ka edasi mingid sammud veel? Ei, siis jääd ootama nõustaja kirja ja nõustaja juba võtab sinuga ise ühendust ja saadab siis veebikohtumiseks lingi. Ma olen kuulnud, et ikkagi ootejärjekord on päris pikad. Kas saab kohe selle kaudu endale aja või kuidas see käib? Ja üldiselt meil on päris niimoodi aegu on päris palju ja saab juba selle nädala jooksul või siis äärmiselt näiteks 2 nädala jooksul endale aja. Ikkagi väga kiiresti? Väga kiiresti, tõesti. Ja see on siis, ma saan aru, tasuta? Tasuta nõustamine täpselt. Aga kui pikka aega see tasuta siis mul oleks, kui ma tahaksin sinna minna? Et kui sa tuleks meile nõustamisele, siis esmalt on niisugune esmakohtumine, et seal esmakohtumisel räägime natuke laiemalt sinu elust ja olust ja kuidas sul läinud on, mis on su elus juba väga hästi, mis sulle rohkem muret teeb. Ja sellest alates on siis kuni 6 kohtumist, et kus me saame täpsemalt juba keskenduda sellele, mis sulle enim muret teeb. Ja see oli vanuses 12–26. Aga kui on nüüd inimesed, kes on napilt sellest vanuse piirist väljas, kuhu nemad saaks pöörduda? Ja, et meil on selline teenus ka nagu e-nõustamine, kuhu saab siis nõustajale kirjutada siis e-kirja teel ja tema käest juba küsida abi või siis näiteks sõltuvad, kus linnas sa oled, et millised need abivõimalused on või ka lihtsalt kirjeldada oma probleemi ja saada juba e-nõustamise kaudu siis teadmisi ja oskusi. Tegelikult on väga lihtne saada endale aega nõustamise juurde ja ei pea jääma ju oma murega üksi, eks ole? Täpselt. Peaasi, ma saan aru, on loonud perfektsed võimalused selleks ka. Just nimelt. Väga tore. Nii et kõik, kes tunnevad, et neil on raske olla vaimselt, siis minge kindlasti uudistage seal Peaasja lehel.